Tere kõigile, kes te täna reedel olete siia tulnud meid kuulama ja kõigile, kes hiljem meie laivi järgi vaatavad. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja, alustavate ettevõtjate nõustaja, et kes soovivad siis algust teha oma äriga ja soovivad nõu saada, et kuidas siis ettevõtet asutada ja kõik muu sinna juurde kuulub. Tänases laivis on meil külas Kaire. Tere, Kaire! Tere kõigile, aitäh, et kutsusid. Super, mul on hea meel, et sa tulid. Kaire on aja planeerimise mentor ja meie tänase saate eesmärk ongi siis välja tuua erinevad nipid ja nõuanded, kuidas paremini oma aega planeerida. Seda eriti just oluline on ettevõtjatel, kellel ongi kogu aeg kiire ja tegemist on hästi palju ja kuidas seda aega siis paremini optimeerida. Aga Kaire, palun ole hea, tutvusta ennast, räägi lähemalt, millega sa täpsemalt tegeled. Mina olen ka ettevõtja. Tere kõigile, mina olen ka ettevõtja ja tegutsen ettevõtluse maailmas juba, ma ei tea, päris mitu aega. 2005 oli vist esimene firma, kui ma tegin. Ja siis vahepeal, kuna ma ei osanud eriti hästi, siis üks firma läks kinni, siis ma ikkagi mõtlesin, et ei, ma tahan ikkagi olla ettevõtlik ja mul on selleks vaja juriidilist keha, et siis neid ettevõtteid on minu käest läbi käinud veidike rohkem kui üks, et ettevõtja olen mina ka. Ja erialalt olen ma siis käsitööline ja hariduselt siis olen õpetaja ka, et ma osalise koormusega töötan õpetajana koolis. Ja ettevõtluse maailma siis just nagu ma enne ütlesin, et mulle jäi nagu väheks sellest ühest tööst või asjast, et ma olen sisemiselt nii mitmekülgne, et ma tahtsin teha ühte, teist ja kolmandat ja siis see tööaeg 9–5 nagu ei sobinud mulle, et mõnda asja ma tahtsin teha hoopis siis, kui mul tuhin peale tuli. Ja sellega me jõuame üks hetk. Ma ütlen siia juurde siis, et minu silmis Kaire ongi aja planeerimise nagu kõige parem näide üldse, et minu meelest ta on super naine, kes jõuab igale poole. Ma ei tea, kuidas sa seda jõuad, aga ma loodan, et me kuuleme sellest täna lähemalt. Ja ma jõudsingi selleni, et vahepeal oli niimoodi, et ma tahtsin nii palju asju teha. Kõik tundus nii põnev, kõik ahvatused, kõik ettepanekud, mis tulid, ma mõtlesin, et yes, võtan kõik vastu. Ja 2 aastat tagasi ma jõudsin selleni, et kõike saigi liiga palju ja ma põlesin kolinaga läbi ja sellega seoses siis jäi ka mingil hetkel mul koolitee pooleli, et ma ei lõpetanud magistrit õigel ajal. Ma lõpetasin selle küll hiljem, aga mitte sellel hetkel, sellel kevadel, kui vaja oleks olnud. Ja ma võtsin ka õpetaja tööst aastase pausi, sest et oli vaja järele mõelda, et mis siis on nagu need minu teemad. Ettevõtluses on ju ka see, et mis siis on see sinu nišš või see sinu teema, millega sa teha tahad, tegeleda tahad ja kõik teised asjad siis peab mõtlema, et kas ma tegelen sellega kohe või see ei olegi minu teema, et ma ei tahagi sellega tegeleda. Ja selle aja planeerimiseni ma tegelikult jõudsingi läbi selle valusa kogemuse, et mul kassid mängivad siin, et läbi valusa kogemuse, et ma ise võtsin endale hästi palju asju, liiga palju asju ja ma ei andnud endale nagu aru, et mul on ööpäevas ainult 24 tundi. Ja see on nagu lihtsalt see koht, kus et minu missioon selle aja planeerimise mõistes ongi see, et kui keegi saaks minu kogemusest õppida, minu läbielamisest õppida ja minu nippidest õppida, siis ma olen nagu väga rahul, et keegi ei peaks läbipõlemist nii rängalt nagu läbi elama, nagu mina seda tegin.
Ma vot. ise olen ka vahest olnud kimpus selle aja planeerimisega, et nagu kõike korraga nagu tahaks teha, igale poole jõuda ja tahes-tahtmata ongi tunne, et palun, kuidas on võimalik, et mind oleks 2 tükki, et kas keegi saab mind dubleerida, aga päris dubleerida ei saa, onju. Ja mina olen ka täna jõudnud nagu läbi raskete otsuste selleni, et ma olen valmis delegeerima lõpuks siis Mhm, oma seda tööd või nagu mingeid lõike kellelegi ja ma saan aru, et tegelikult see nagu, miks see otsus nii raske pidi olema, et tegelikult see ei ole ju üldse halb ja tegelikult on see suurepärane võimalus tõesti nagu ennast dubleerida. Et ma ütlen ka, et see assistent, kes mul nagu põhikohaga siis on, et ta ongi nagu teine mina, et ta teeb kõike seda, mida mina, ainult et ta teeb osa asju isegi veel paremini kui mina, sest et mina ei oskakski kõike nii hästi teha. Ehk et noh, ettevõtjana me nagu kõik võiks ühel hetkel jõuda ka delegeerimiseni, et me ei pea päris kõike ise tegema, onju. mhm, mhm. Et ja aga see ikkagi jah, see aja planeerimine hästi põletav teema. mhm. ja see lause, et iseennast dubleerida, on tegelikult väga aktuaalne teema, et me kõik tahaks ju teha kõiki neid asju, käia samal ajal puhkusel, samal ajal olla lastega, aga samal ajal ka ennast nagu teostada või õppida või et kõike ju tahaks, aga meil ongi 24 tundi ainult, millest siis 8 tundi ju kohe peaks minema magamise peale tegelikult, et ülejäänud aeg on 16 tundi, et kuidas sa seda kasutad. Ja see, nagu sa ütlesid, et kõike tahaks, siis mina ütlen seda, et kõike saabki, aga mitte korraga. Et kui sa tahad minna, sina oled Viljandis, on ju, mina originaalis olen Tartus, et kui ma tahan minna Pärnusse ja Tallinnasse, ma saan neid mõlemaid teha, aga mitte korraga, et ma pean valima, millise ma enne teen ja millise ma pärast teen. Tegelikult ma saan neid kõike, lihtsalt tuleb teha neid väikseid valikuid ja siis otsustada, et mis on siis see kõige esimene asi, kõige põletavam asi, millega ma kohe täna pean tegelema ja päriselust siis toome näite, et praegu tuli ju talv, on ju, et kellel on talverehvid vahetamata kas see on Enamustel. kiire ja hästi tähtis, on ju, et siis on nagu kohe on vaja, aga kui need rehvid on sul juba ära vahetatud, siis koheselt läheb ärevus maha, koheselt see on järgmine kevade teema, et see uuesti vahetada, et see on kohe siis nagu nimekirjast maas. Et need valikud tulebki selle järgi teha, kas on esimene valik kiire, suure mõjuga, väga tähtis, seesama näide praegu, või siis sinul on kevadel, sa oled raamatupidaja, kevadel 30 juuni on aastaaruannete esitamise tähtaeg, eks ju. Et kes on varem ära teinud, see on nimekirjast maas, rahumajas, ja kellel ei ole, siis ta on nagu prioriteet number 1, on ju. Ja siis teises järjekorras tuleb teha need asjad, mis on hästi suure mõjuga. Et me teame, et sellest oleneb midagi, sina ettevõtjana, kellel sul on juba tiim taga, et sa enne teed ära need tööd, et panna tiim tööle ja siis lähed enda asju tegema, eks ole, et sul on nagu need, mis asjad annavad suure mõju, tuleb teha teises järjekorras ja siis on kolmas järjekord on see, et mis on nagu kiireloomuliselt, võib-olla mõju on väike, aga vaja kiiresti kähku ära teha ja siis saab kaelast ära. Ja neljas sellele Eisenhoweri maatriks on see, mida ma praegu seletan, et maatriksis on niimoodi, et kui see töö ei ole kiireloomuline ja tal ei ole ka tegelikult mingit tähtsust või mingit mõju, siis lihtsalt ära tee. Kui palju asju me tegelikult teeme sellepärast, et ma tahaks teha, ma tahaks seda raamatut lugeda, ma tahaks olla nagu teised, aga tegelikult ei anna see sinu enda elule mitte midagi. Et siis, et kui sa tahad seda raamatut lugeda, siis sa võid seda ju ka 2 aasta pärast lugeda, et ära praegu tee seda. Mina ise olen täpselt see näidis inimestest, kellele mulle meeldib või kuidagi psühholoogiliselt mulle mõjub nagu see paremini, kui ma saan nimekirjast asju maha tõmmata. Ehk et see on tegelikult nagu täiesti tagurpidi ja see on nagu kohati ka hästi vale. Et näiteks ongi, et kui mul on nagu mingi suur töö ja siis mul on teine suur töö, mis on vaja teha ja siis mul on 10 väikest, siis ma ei suuda teha seda suurt ja olulist, ma pean hakkama nendest väikestest pihta, et ma tahan neid väikseid maha tõmmata, et siis ma tunnen, et ma saan teha seda suurt. Aga samas tegelikult samal ajal, kui ma teen neid väikseid, siis mul tiksub kogu aeg see suur töö seal kuskil nagu kuklas, et ma pean selle ju ära tegema. Aga kuidagi
mina ei ole, võib-olla see ongi see aja, kuidas nagu mentor saab abiks olla, on ju, et kuidas nagu õpetada või selgeks teha endale, et ära tee neid väikseid, vaid alusta sellest suurest, mis on oluline. Tead, see on nii ja naa, et kui inimesed meil on ju ka erinevad oleme, et kui sul on vaja soojenduseks teha paar väikest asja, noh, et üldse ennast käima panna, siis nii teegi, et sa pead oma keha hästi tundma või mõnel inimesel ongi niimoodi, et ma teen selle ühe töö, suure töö ära ja siis ma premeerin ennast nende 3 pisikese tööga näiteks, et inimesed on erinevad selles suhtes. Ja mis mina olen hakanud nüüd sellest sügisest kasutama, on teemapäevad. Et näiteks esmaspäev on siis admin-tööde, nende samade pisikeste tööde päev. Et sa alustad nädalat, sa vastad meilidele, eks ole, vaatad, mis sul on tulnud, jagad ära need tööd, mis siis nädala peale on, annad oma tiimile ülesanded ära, eks ole, sellised sabistamise pudi-padi päevad, mis tegelikult on olulised, aga neid on nii palju ja nii väikesed, eks ju, et aga sa võtadki rahumeele, et esmaspäeval teen ja tõmbadki neid listist maha, mis sul vaja teha on. Ja näiteks kolmapäevad on siis koostöödeks, koolitusteks, et kui sa ise osaled koolitusel, pane kohe kirja, mis sulle meeldis, et sa saaksid enda koolitusel seda kasutada näiteks. Et sellised teemapäevad ja siis reedeti võib siis mingisugused muud, et kas kasvupäevad või koosolekupäevad, et see, mis sulle nagu endale kõige rohkem sobib, et see tuleb leida, aga kui sulle meeldivad need listid, siis võta üks päev ja tegelikult tegelegi terve päeva nende listidega. Täiesti süümetunde nagu vabalt, et see on nagu see oluline asi, et kui me hakkame süümekaid tundma ja teine asi kuskil kuklas vaata tiksub, siis me tegelikult ei tee kumbagi tööd hästi. Minul on näiteks, ma arvan, et ma ei ole ainuke, kes on selle probleemiga kimpus, aga minul on ka, et mul on nagu palju kliente, see tähendab, et mul on seda suhtlust on palju ja kuidagi tahes-tahtmata on nii, et ma panen hommikul plaani paika, et ma tahan täna ära teha selle. Ja siis on kell 5, pere tuleb koju ja ma avastan, et ma ei ole mitte midagi nendest asjadest saanud ära teha ja see põhjus on need pidevalt sisse sõitvad asjad. Ehk et neid mingeid jooksvaid küsimusi, võib-olla mõnel kliendil vaja arvet saada ära teha, mõni klient, tal on kiirelt mingit nõu vaja saada, kuskilt tuleb mingi asi, mis on jälle vaja nagu kohe ära teha. Võib-olla kuna ma tegelen ka üürikinnisvaraga, võib-olla mingi üürniku probleem tekib vahele ja siis ma nagu päev otsa, vahest ongi siuke tunne, et ma tegelen nagu tulekahjudega ehk et ma nagu kustutan neid kiireloomulisi asju ja ma ei jõuagi ära teha seda, mis ma tegelikult endale plaani panin ja siis ma hakkan seda tegema õhtul, kui ma tegelikult ju ei tahaks seda enam teha. Või siis ma teen seda järgmine päev näiteks ja siis sama, et siis sa jälle maadled nende tulekahjudega ka sinna vahele, on ju. Ja jah, et see järgmise päeva asjad siis ju sõidavad edasi selles mõttes, kui sa oled planeerinud. Ja selle jaoks on väga hea planeerida päeva sisse väiksed puhverajad, väiksed vaheajad, et teed tööd näiteks nagu plokkide kaupa. Nüüd ma tegelen raamatupidamisega, et selles mõttes on nagu raamatupidamine asi ka vajab süvenemist, numbrid on ju hästi tähtsad, et sul on need komakohad kõik, et võtad sellise aja, 1,5 tundi deep work session, et sa ei lase ühelgi kõnel, ühelgi asjal sisse tulla ja tegelikult saab panna nii meili kui Messengerile ju selle automaatvastuse, et ma hetkel vastan esimesel võimalusel või mingisugune selline asi, et sa saad selleks ajaks selle nagu märguanded, teated või need bling-bling teateanded nagu maha tõsta, et see on nagu see koht. Ja siis need puhverajad, et sa ei pane niimoodi, et 10-11 üks asi, 11-12 teine asi. Jäta sinna vahele kas või 15 minutit aega nagu ühelt töölt üleminekuks. Ja sinu puhul on ka see, et päeva sisse planeerigi kohe 1,5 tundi üürikinnisvara. Kas sul tuleb seda tegelemist või ei tule? Vahet pole, et sul on 10 muud väikest asja ka, mida sa saad samal ajal teha, kui sul näiteks ei teki seda üürikinnisvara muret näiteks. Aga planeeri need asjad sinna sisse ja planeeri probleemid endale päeva sisse, et sa saad kasutada seda probleemi
ja siis sul on nagu, minul on hästi oluline see, et ärevust nagu maha võtta, et kui mul on see juba sisse planeeritud, et okei, mul on aega selleks, ma tegelen sellega, sest mul on aega selleks. Ja nii imelikult, kui see kõik kõlaks, siis kuna ma olen ettevõtjal ongi 100 miljoni asja ja ma olen ühtlasi ka nagu raamatupidaja, ehk et ma teen ju füüsilist tööd on ju nii-öelda nagu oma ettevõtte alt ja ma pean kalendrisse panema oma tööaja kirja. Et ma panengi näiteks, et iga päev kell, ma ei tea, 11 kuni 12:30 mul on see aeg, kus ma teen ainult raamatupidamist, et sisestangi andmeid ja ma nagu üldse ei suhtle kellegagi, ma ei vaata kirja, telefoni, mitte midagi. Ehk et ma peaks selle sisse endal planeerima siis. Jah. Ja keha harjub hästi kiiresti, kui sa paned igapäevaselt, sinu põhitöö ongi raamatupidamine, igapäevaselt sa tegeled sellega, näiteks ongi kas 11 või 10 või mis sa paned, keha harjub sellega ära. Et mingi paari nädalaga sul ei ole isegi kella enam vaja, sa juba tead, et sa lähed ja istud ja hakkad tegema. Ja harjutage oma kliendid, harjutage oma sugulased ära sellega, et ei sõideta sisse niimoodi, et kohe eile oli vaja. Okei, kui veeuputus on või midagi, okei, sellest ma saan aru, aga igasugused muud asjad on võimalik, et ma helistan sulle tagasi 1,5 tunni pärast. Ja sugulased eriti. Minul on hästi armas ema, kes tahab ka lobiseda või niimoodi, aga siis, kui ma ütlen talle, et mul on loeng, mul on Zoom või nagu saadan sõnumiga või et see vastus tuleb, et olen hetkel hõivatud, helistan tagasi, siis ta täitsa saab aru, et siis me lobisemegi õhtulobis. Et see on nagu väikene eneseväärtustamine ja teiseks nagu sugulaste ja ka klientide väljakoolitamine, et ma ei ole igal hetkel kättesaadav. Ma tegelen sinuga, sa oled minu jaoks oluline, aga ma ei ole iga sekund sulle kättesaadav. Sina pakudki nii-öelda mentorlust ka selle aja planeerimise ja kõige osas. Kuidas siis mentor täpsemalt saab mind aidata, et kui mina pöördun mentori poole, siis kuidas täpsemalt sina mind aitad? Minu kõige esimene tund või see läbi kokkusaamine on tutvumine, et aru saada, mida inimene tahab, et mis ta tahaks näiteks selle mentorsessiooni või grupi mentorluse lõpuks saada. Mis inimene ta tahab või mis olukorda ta tahab saavutada, see on meie eesmärk ja sellest me hakkame siis kõik tegevused, mis me teeme, peavad olema siis selle konkreetse eesmärgiga kooskõlas. Ja sealt tulevad juba ka need tähtsuse järjekorras olevad asjad, millega me hetkel ei tegele. Et kui meil on 4 nädala pärast vaja mingisugune eesmärk täita, siis me kõik selle eesmärki mitte teenivad asjad lükkame natuke edasi. Ja teine asi on see, mis minu jaoks on hästi-hästi oluline, on see tegevuste kaardistamine. Kõigepealt teeme inventuuri, mis sul on, millega sa tegeled, absoluutselt kõik asjad kirja, nagu kõik asjad ausalt kirja, mis on need tööd, mida sa siis oma 24 tunni jooksul teed. Et näiteks mul oli kevadel oli mentorluses tütarlaps, kes sõitis tal oli konkreetne projekt, sõitis Viljandist Tartusse iga hommik ja õhtul tagasi. Ja ta nagu esimene lause oli see, et ta ei tea, kuhu ta aeg kaob, nagu et ta tahaks teada, kus ta aeg kaob nagu selle mentorluse lõpuks ja et ta tahaks, et tal oleks rohkem aega. Ja selle kaardistamise tulemusena me saimegi teada, et esmaspäevast neljapäevani ta sõidab Tartusse ja sõidab tagasi ja kui see oli mustvalgelt kirjas, et ta võttis aega, et ta sõidab 8 tundi maha. Iga hommik tund aega või palju see Viljandist on, et 8 tundi sõidab. Jah. Et see on nagu terve tööpäev ja ma küsisin, et kas sa näed, kuhu su aeg kaob. Ja ta ütles, et ta nagu ei teadvustanud endale seda enne, kui see oli mustvalgelt kirjas. Ja siis ta läks oma selle ülemuse projektijuhi juurde ja küsis, et kas saab mõnda päeva, kui on nagu nüüd ainult koosoleku pärast tulek Tartusse, teha kodukontorit või Zoomi koosolekut või midagigi. Seda aega vaata. Ja kuna ülemusel oli ka see üllatus, mustvalgelt on ju, ja siis ta ütles, et jaa, muidugi saab, et 2 päeval siis oli kodukontoris ja 2 ülejäänud päeval siis ta sai pool kompensatsiooni selle sõidu eest. Nii et me ei saa küsida endale paremaid tingimusi, me ei saa küsida endale või midagi parandama hakata, kui me ei tea, mis meil on.
ja siis ta sai ka teada päris palju asju nagu noh, nende tegevuste pealt, et mis ei ole tegelikult üldse tema töö, aga ta teeb ära need sellepärast, et ta saab kiiremini. Aga see ei ole tema üldse tema tööülesanne, ehk siis need asjad läksid kõik teistele inimestele delegeerimisele või nendele õigetele inimestele, kes siis pidid sellega tegelema. Jälle leidsime paar tundi juurde. Et need asjad on jah niimoodi, et kas see reaalselt esiteks toetab sinu nagu eesmärki, kas see reaalselt on sinu töö, mida ainult sina saad ära teha. No sina oled raamatupidaja, ainult sina saad raamatupidamist ära teha ja assistent saab sulle ette valmistada, on ju. Aga mina saan ka, koolis saan tundi läbi viia ainult mina. Aga kõik muud asjad, perekond peab koos töötama, kas nõudepesumasinast nõude väljavõtmine pean ainult mina tegema, võivad kõik teha. See on vist hästi selline mindseti küsimus ka. Sa pead nagu enda sees kuidagi jõudma selle kohani, et sa saad päriselt aru, et okei, ma teen selle küll kiiremini võib-olla ise ära, aga see sama aeg, mis ma teen kiiremini, ma võiks teha nagu seda asja, mis on nagu päriselt oluline, mida saangi ainult mina teha. Ja isegi kui see teine inimene teeb seda asja 2 korda kauem, siis see on ikkagi minu jaoks võidetud aeg, on ju. Et minul on ka hästi kaua võtnud aega, et selle arusaamiseni jõuda, aga täna ma saan aru, et tegelikult see on nagu meeletu ajaline võit. Kuigi muidugi nagu see, kui mingid asjad lähevad jälle paremini, on ju, et see toob jälle mingit teatavat kasvu ettevõttel kaasa, see toob nagu uusi kohustusi juurde, aga ikkagi ma tunnen, et ma saan nagu rohkem teha just seda, milles mina olen hea. Just. Ja teine asi on see, et kui sa lased teisel inimesel teha seda, mis on siis tema töö, siis tema ka kasvab. Ta ju ei arene kiiremaks ja osavamaks, kui me ei lase tal seda tööd teha. Laps ei õpi kõndima ja jooksma, kui me hoiame teda vati sees. Et me peame laskma neid asju teha ja tõesti see on see mindseti või lahti laskmise moment, et see delegeerimine on kasvamise moment, et kas sa oled töötaja omaenda firmas või sa oled juht selles firmas. Ma küsin selle mentorluse osas veel. Mina näiteks ise olen vahest mõtlenud, et ongi nagu kliendid erinevad, klientide tüübid on ka erinevad, et kes on selline igakuine, regulaarne klient, kellel iga kuu kindlasti peavad asjad tehtud saama ja on ka kliendid, kes võib-olla ei olegi käibemaksukohuslased, töötasusid ei ole ja siis vahest kipub ikka olema nii, et sa järgmine kuu avastad, et issand, ma ei olegi tema asju vahepeal nagu vaatanud, kuigi mitte, et see ei juhtu mitte midagi, aga et ikkagi iga kuu saaks tehtud ja ma olen vahest mõtlenud ka, et huvitav, kas aja planeerimise mentor saaks ka seda teha, et ta aitaks nii-öelda paika panna mul selle kondikava, et millal ma mingite klientidega tegelen nii, et ma ei unusta vahepeal nagu kellegi asju ära teha. Ja saan aidata, täpselt on, et minu jaoks on kalender on A ja O. Ja selle jaoks on ka need teemapäevad, et näiteks kuu alguses sa võtad ühe adminpäeva ja tegeled nende kord kuus klientidega. Isegi kui sul ei ole sealt tööd teha, sa vaatad ta üle, lihtsalt vaatad üle ja paned linnukese checked, lihtsalt üle vaadatud. Ja selle sa paned siis kalendrisse iga kuu esimene esmaspäev või iga kuu, mis sul nagu sinu kalendrisse kõige paremini sobib, teen seda. Või kord kvartalis on mingid asjad ja niimoodi sa planeerid enda kui sul on tööd teada, kõik see kaardistamine on tehtud, siis sa hakkad kalendrit täitma. Et siis sa hakkad panema järgmise aasta asju ka nagu kirja, sa hakkad juba, kui sul on kord kvartalis, siis sa saad kalendris panna selle korduvuse ise vaata, et ta ise tuleb see kord kvartalis nagu vähemalt Google'i kalendris saad ise panna niimoodi, et sa ei pea nagu rohkem midagi sisestama. Et need automaatikad on ka hästi olulised, et mis aitavad, see tehnoloogia tegelikult hästi palju aitab ja neid kalendreid kirja panna ja siis nendest kalendritest just mõnikord on vaja ainult nagu üle vaadata, tehtud ja jällegi ärevus maas, et minu jaoks on see ärevus on hästi suur teema, et kui ma nagu hakkan jälle midagi ketrama oma peas, siis ma võtan ette pabermärkmikud ja kalendermärkmikud ja vaatan üle ja siis on jälle rahumajas, et mul on kõik hästi tegelikult.
see on väga hea nipp, mida võiks rakendada, kuigi see nagu ka jälle tundub esialgu selline üüratu suur töö, et kui ma pean selle kätte võtma, selle kalendri ette võtma ja isegi kui ma saan selle automaatika seadistada, siis see esimene kord tundub sihuke suur töö ja siis ma prokrastineerin seda edasi. Selle jaoks, see on nüüd see koht, kus me teeme seda alati koos. Et see on nüüd see mentorluse koht, et kas tund aega või 1,5 tundi, kas siis läbi Zoomi või siis reaalselt koha peal, aga ma istun su kõrval ja aitan sul seda ära teha. Väga lahe, ma arvan, et ma olen su järgmine klient. Tore. et sellega, et tuleb ära teha lihtsalt. Jah, et mul on praegu üks mentee on Hispaaniast, me reaalselt ei saa kokku, aga siis ongi niimoodi, et ta jagab ekraani ja me reaalselt paneme kalendrisse need asjad kõik kirja ja teemegi siis niimoodi ja esimene kuu või esimene nädal on siis katsetamise aeg, et kas see töötab, kas see hakkab käima mul või siis ta ütles, et oi, et mul reedeti on tegelikult see asi, et me peame mingi konkreetse töö siis tõstma teisele päevale, aga see ongi see aja planeerimine ei saa kunagi otsa, see on nagu see asi ka mõtteviisi küsimus, et seda peab tegema järjepidevalt, iga päev võib-olla natuke, iga nädal natukene, aga see ei saa otsa. Et täna panen paika ja nüüd ongi elu lõpuni kõik korras. Et see on nagu, see on protsess ja see ongi see, et kui sa saad sellest aru, et see aitab mind, siis ei ole vaja nagu vastu töötada iseendale. Et kui see aitab sind ja see aitab vältida ka seda edasilükkamist, prokrastineerimist, siis see on sinu nagu sõber, see on sinu nagu liitlane. Ja ma ütlengi siinkohal, et kui tõesti tunned, et oledki ajaga kimpus, mul vahest on ka tunne, et mina ei tea, kuhu see aeg kaob kõik, et siis tõesti ei julge küsida abi, et selleks ongi olemas, nagu sina, sa oledki oma ala spetsialist, sa tunned väga hästi seda psühholoogiat seal taga ja sa mõistad, kuidas nagu päriselt asjad ära teha ja tõesti küsida abi ja tehagi ära kas või see suur eeltöö, mis pärast tegelikult ju aitab oluliselt aega kokku hoida ja võtab kindlasti ka ära seda tunnet, et mul on nüüd 100 tegemata asja ja siis sul on kogu aeg nagu sihuke värin või pabin sees, et midagi on jälle kuskilt nagu tegemata, on ju. Et väga lahe. Ma loodan, et ma nüüd ei valeta kuuga, aga kas oli, et sul oli septembrikuus või oli see august, kus sa Instagramis terve kuu, august jah, et kus sa jagasid tegelikult terve kuu häid nõuandeid ja nippe, kuidas siis aega planeerida või aega säästa. Et ma väga soovitan tõesti sinna Instagrami kontole vaadata, et see on nagu väga palju nõuandeid. Ja et iga päev tuli väike nipp ja just selle mõttega ka, et me nagu kohe ei kuhja endale tohutut koormust peale ja see tohutu kuhi on ka see, mis tekitab selle, et ma ei taha sellega teha, mulle tundub, et seda on liiga palju. Et aga kui sa teed natukene iga päev või harjutad kas või nädala kaupa, et seal on ka nagu teemade kaupa, et kõigepealt kaardistad ära, teed need asjad, paned kalendrisse kirja ja alles siis hakkad sa muude asjadega tegelema. Et see tegelikult peab käima nagu õiges järjekorras, et rahulikult. Augustikuus, jah. Ja just. Meie 0,5 tundi hakkab täis saama nüüd. Ole hea, ma tean, et sul on üks väga äge tänuväärt asi tulemas. Räägi sellest ka lähemalt. Ja minult ammu oodatakse juba grupimentorlust, ehk siis sinna saavad tulla mitte nagu üks-ühele mentorlusse, vaid grupiga koos, kuhu ma võtan maksimaalselt 10 inimest. Ehk siis need inimesed koos hakkavad sättima paika oma aega ja tegema erinevaid tegevusi, et olla paremad ajaplaneerijad. See kestab 4 nädalat. Võib-olla tuleb boonus ka juurde, oleneb siis grupist, eks ju. Ja niimoodi, et mina annan teile ette veidikene vihjeid, töövihiku, võib-olla videoõpetusi ja siis kord nädalas saame ka Zoomis kokku ja siis see on nüüd see koht, kus me saan vastata reaalselt küsimustele, nagu sa ütlesid, et kuidas seda kalendrit täita, et siis saab nagu reaalajas seda abi, nagu seesama, miks ta selle grupi nimi ongi mentorlus, on just sellepärast, et iga inimene saab oma küsimuse ära küsida ja siis teised saavad õppida sellest küsimusest.
et 4 nädalat ja 6. november siis on esmaspäev, et sellel nädalal tahaks alustada ja siis mul on väike link olemas, et seal saab siis registreerida, et olete kõik oodatud. Merli täna assisteerib meie pool tundi, nii et Merli paneb kindlasti lingi ka sinna chati, nii et saate vaadata Facebookis seal laivi juures ja registreerida ja mulle tundub küll, et see võib väga äge ja kasulik üritus olla. Ja no tõesti, kes ongi ajaga kimpus, siis võta see aeg, see 4 nädalat nagu lihtsalt selleks, et saadagi need asjad ära tehtud. Et isegi kui see tundub kohustus, siis tegelikult see pärast võib nagu meeletult aega kokku hoida. Seda enam, nagu sa ütlesid ka, et see kaardistamise osa on ju, et sa kaardistad ära, et kuhu su aeg kaob ja siis sealt nagu edasi vaadata, on ju. Ja see on nagu õppimise koht, sa õpid selle ära ja edaspidi sa saad nagu tööriista, et kõik need töövihikud ja need videod, et sa õpid selle ära ja sa oled osavam pärast, et see on nagu kõige põhilisem. Ja tänapäeval on, kui on nagu töökuulutused, kui keegi kuskile kandideerib, siis see on nüüd see koht, mida saab oma CV-sse ilusti kirjutada, et mida ma oskan. Et ma oskan oma aega planeerida, et ma olen tõhus töötaja. Selles mõttes. Ja, väga äge. Kuule, ka suur aitäh sulle, Kaire, väga sisuka esitluse eest. Ma arvan, et siin tuli nii mõnigi väga hea nõuanne, nipp ja ma loodan, et ka meie vaatajad, kuulajad said siit mõned mõtted endale kaasa. Aitäh, et kutsusid ja jõudu tööle, jõudu kõikidele ettevõtjatele ja kõikidele, kes siis vajavad aja planeerimisel veidikene nippe ja trikke, siis natukene siit juba sai. Just ja aitäh kõigile ja kohtumiseni järgmisel reedel. Head aega!